Vaatame peale. No tere! Tere! Kaidol on täna sünnipäev. Kõik soovivad nüüd kommentaarides palju õnne sünnipäevast, Kaido. Nüüd me lähme siit trepist üles. Kus me oleme täna? Peetris. Mis siin toimub? Siin on, kusjuures ma mõtlesin, kuidas ma seda intro võiks teha, on ju. Siis tegelikult me läheme nüüd üks kohta nagu Kick-Ass Tuning, on ju. Mis seal tuunitakse? Kunagi ta alustas rollerite tuunimisest. Siis ta keevitus 4M6 laiaks. Siis ma tean, et hakkas HRE Velgija maale tooma. Ja siis ta nüüd teeb tsikleid nagu. Paint job, värki särki. Jaa, custom paints. Täpselt teagi. Selle taga on tegelikult suur lift ka. Aga... ma ärme hakka seda äkki opereerima. Kent oli seda vise tõmbama arvan. Let's go. Kas näid lapsi ka on või? Midagi on. Anne! Nüüd läheb. Täna on meil selline võti siis. Ja täna see ei lähe autosse, läheb siia. Ühesõnaga, täna me tulime hoopis mootorratast vaatama. Kõik, kes olete autohuvilised, ei pane ikka videot kinni. Sellepärast, et autohuvilised on ka tsikluhuvilised, aga kõik tsikluhuvilised pole auto. Nii, see kipub olema, jah. Ühesõnaga, täna on meil siin Ducati. Mis Ducati? Monster. Originaalis S2R. Ma ei tea, mis see S2R tähendab. R on Roadfoot Racing. S on Sport. Sportu Racing. See on tuunipill või? See on tuunipill. Custom. Kick-Ass Custom on see. Selles mõttes on imelik, et autos sa saad nagu, et ma ei ütle veel, mis mootor on ja vaata. On näha kõik juba. Hakkame meile tagant poolt pihta nagu autodega ja siis jõuame, no kuskil jõuame. Teeme ringi peale. Teeme ringi peale. No nii. See on midagi tuunitud taga. Aga tagapool, ütleme niimoodi, see osa on põhimõtteliselt muutmata. Ehk siis minul üllatuseks, et see Ducati tsikkel tuleb juba originaalis monokiigega ja et see on põhimõtteliselt, kas võib öelda, et see on tuubular või? On siuke fancy sõna või? Ma arvan küll. Originaalis on siin veel midagi, aga see lõigati ära. Aga tegelikult ma peaks enne rääkima, kuidas tsikkel see sai. Kuidas see tsikkel see sai? See on tavaline värk, et kui klient tuleb sinu juurde oma sooviga, siis tavaliselt ta on näinud võib-olla Google'ist pilti, eks ju. Ta umbes teab, mida ta tahab, aga ta tegelikult ei tea, mida saaks teha. Ühesõnaga see klient tuli ka siia ja ütles, et värvime natukene. Ja siis nad siin natuke istusid ja siis juhtus see, et lõigati saba maha, pandi juppe külge ja tehti süke ratas, mida pole kunagi tehtudki. Mina küll pole näinud. Mis see tähendab siis? Tähendab seda, et nad tegid uue stiili põhimõtteliselt. Mina julgen väita, et selle stiili nimi on nüüd Cafe Fighter. Kõik teavad nüüd, et see on Cafe Fighter, nii jääb. Seda ei saa muuta. See on Cafe Fighter. Ühesõnaga, siin on viskab veits siukest 5-60-ndate kahvekat sisse, aga samas ka seda Fighteri värk, ehk siis lühike tagumik, paigilenks. Aga nüüd, tegelikult ma üldse ei mõtle läbi neid ajalootunde, aga mul tuli jälle üks värk. Nagu küta? Cafe Racer, kust on tulnud nimi Cafe Racer, kas sa tead või? Ei tea. Cafe Racer, ühesõnaga, kunagi ammu, ma ei tea, kus kohas see toimus, on ju. Aga tüübid said kohvikus kokku, tee ääres olid need kohvikud, on ju. Ja siis nad hakkasid kihla vedama. Kas see on nagu veitsüke külajutt või see on nagu true story? Ei, see on päriselt. See on päriselt. Nii, ja siis nad hakkasid võistlema ühest nagu sellest kohvikust teise kohvikusse. Ja siis nad hakkasid tuunima tsikleid. Ehk siis võtsid asju ära ja tegid madalamaks ja et oleks kiiremad. Ja siis tuligi kohviku rallikad nagu. Nii lihtne ongi. Rünnakad ühe sõnaga. Ossid. Ühest Mac-Oilist teise. Põhimõtteliselt ülemistelt sinna sõbakasse. Nüüd lähme edasi. No, räägi, kas siin on midagi tuunitud ka siis nagu? Jaa, kõik on tuunitud. Põhimõtteliselt. Nüüd me jõudsime siia ära, et see saba enam pole. Sikkel tehti ühekohaliseks. Nagu näete, siis siin on rohelist ja pruuni. Ja selle
põhiteemaks on Gucci. Mina kui maapoiss olen näinud Gucci't ainult sealt telekast. See on kõige lähem koht, kus ma olen Gucci'le. Küll ainult saad katsuda olla nagu. Jaa, see pidi olema logo. Mulle väideti, ma ei tea, mille see logo tegelikult välja on, päriselt suhka logo. Ütleme, et see on. Kui keegi Gucci'st kuuleb seda, siis ei ole copyright teema, ei ole natuke teistsugune, no põhimõtteliselt. See iste näeb Gucci mustriga, pruun nahk. Kõik, mis te näete, on saanud uuenduskuuri, ehk siis see tsikl käis pulkadeks, tõmmati uus värv selga, midagi ei jäänud puutumata. See sektsioon on nüüd tehtud, nüüd me läheme ette poole. Nüüd mul on põlv haige juba. No sulle siia poole, vaatasin on neid custom sumps ja värgid nagu. Originaalis summuti tuleb siia saba alla ja on 2 pütti. See kõik deleediti ära siit ühe püti peale. Meenutab natukene juba seda puelli. Kuigi puellid on, ma puellist seda remonti ühte puelli. Kohutav. Õudne. Ühesõnaga, samamoodi minimalistlik, tühi saba. See teeb sul ratta visuaalselt minu meelest nagu kuidagi lühemaks, aga madalamaks. Tuus. Särk pidi praegu sobib praegu selle kokku nagu. Pigem on ikka siukene popperi venna särk. No värvi poolest nagu. Ees jõudsid ka ette poole või? No ma olen ammu ees juba. Ja, hakkame alt poolt pihta. Nagu enne ütlesime, kõik on saanud uue värvi ja muudetud on siin ees esiporikas. Siis tuli on... Kas see paik kaitseb selle pori eest ka või? Muidugi. Vaata seda sellega, su vihmaga sõidata. See jutt, et see pole õiget varustust sõnd. Sõidad siis, kui on ilus ilm lihtsalt. Või kannatad ära? Või kannatad ära. Oh, mul tuleb jälle heal. Korra jälle sega. Mul oli lumivalge see Suzuki SV1000. Siis ma sõitsin ka selle sopas ilmaga rekka taga ja mu lemmikhetk, kui sa näed, kus paagi pealt see hita vesi jookseb siia kohta kokku. See on väga tore. Nii, tuli on sama firma oma nagu tsikkel, Ducati oma, aga see on uuema pealt. See on mudeli pealt nagu Scrambler. See üles on tehtud väikene, ma ütleks isegi võib-olla spoiler selle kohta. Noh, varjab siin mõned juhtmed ja natukene siin spidoblokki ja teoorias äkki lükkab õhu ka veits. Näkku. Näkku jah. Aga siis on kiiver juba, siis läheb üle kiivri ära. Silindrid, need olid mingi Ducati superpaik laadne toode. Ütleme ühe kiirema Ducati pealt on siis pidur, sidur ja rohkem polegi. Gripid on ka muudetud nagu see detailivärk, et need originaalselt tulid mustana. Ja siis must sobiks ka tegelikult teoorias. Aga pruun sobib paremini, siis lõikame need uued gripid katki ja paneme pruuni naha. Ja lenksud, siin on pandud nii-öelda clip-on stiilis lenksud, muidu siin olid siuksed nagu BMX-idel on. BMX-i lenksi. Apehaggerid. Tead, mis mootor on või? Jaa. Bensumootor või? See on bensumootor ja ma nägin siit pihustit. Pritsega tsiklimootor. Normaalne. Ulme minu jaoks. Tänapäeval. Ma ikka karpa vend. Sa oled ikka see maaelu karmi teada. Roolivõimuta ja karpa vend. Siis veel, V2 on see, eks ju on ju. Tegelikult ei ole V2. Teeb normi häält või? See teeb väga normi häält, aga ma valetsen juba. Sest see näeb välja nagu V2. Aga see on üks kõige suurema nurgaga V2, ehk siis see on 90 kraadi peaaegu või ongi 90 kraadi, see on L2 tegelikult lausa. Okei. Niimoodi on, saad aru küll. Üks on siin, teine on siin. See teeb väga head. Need väänavad nii hästi. Eriti siukse summutiga. Jaa, kurvis liiga palju peale väänad, siis see väänab rotta alt ära. Paned nüüd kõhuli. Mis külili? Ilusti reia liha selle peale. Aga mootori osas pole midagi vaja tuurida. See on 800, 55 kilovatti ja ma usun, et see väikse siduri vahel löögiga tõmbab selle esiratta üles küll. Proovib peale ka minna. Võin peale kistada. Oota, ma näitan ka. Siin õnneks seda mahtumise probleemi ei ole nagu. Oota, ma näitan ka, et ma tohin. Ma tahan uhkustada. Võin küll A-katiga. Vana mootorrattor. Mul need titekad võtta. Nii, valmis või? Valmis. Pole ammu istunud. Nii, sidurit me ei vajuta praegu. Sobib ka või? Nii, mul on need kõik kahvereisseri kuutsid jalas. No see enam-vähem sobib. Enam-vähem sobib või? Rohkem ikkagi see Harli lenda. Tundub küll jah nagu. See keha ei ole mõeldud nii suure nurga all olema. Selja polegi istet on vaja nagu. Jah, aga tegelikult on päris hea. Sõidaks küll sellega. Spidoblokk on vahetud mu praegune. Mis värvi on? Mis mingi... See ei näe või?
roheline. kas see on mingi custom või ei ole? Ei, see pidi olema tegelikult täitsa. Täitsa mingi auto, enda värv. Üks asi mul veel kohe tuli, kui sa ütlesid värvi. Et kõik te Gucci armastajad, mulle väideti, no ma ei saa praegu öelda, et nii on, sest ma ei tea. Ma tean, kuidas Adidas ja Redoc kirjutatakse. Aga see pidi natukene imiteerima seda Gucci logo. Kõik võivad kommenteerida, kellel on Gucci sussid kodus. Sellest sikkust on kõik. Võib-olla käima ka korra. Davai. Siis paneme süüte sisse. Vaatame tuled ka. See on puhas tuuning ju. See kõik on siia väiksest ära mahtunud, kuule. Aga pane käima. Pane lõppu. Davai, valmis jah? I take it. Ühesõnaga, kui te tahate oma tsiklit tuunida, ükskõik mida, ükskõik mis mark, mis mudel, vahet pole, siis tulete siia Peetrisse, ma tean, et see ei läike teeb 3C, Kikes Tuning, Ingo teeb ja saate siukse asja. Kas see ei olnud kuskil just mingis artiklis ka? No näed. Famous. Põhimõtteliselt võidupilli sulle. Kui kodus teeksid tellid sealt AliExpressist juppe, siis ei, Gusto.